kuulate veebiraadiot. Lihtsalt ja keerutamata. Kes juhib, riik või omavalitsus? Poliitikas on räägitud sellest, et riik sekkub liialt omavalitsuste töösse ning KOV-il peaks olema rohkem otsustusõigust. Mina ütleksin selle kohta, et praegu, kus kohalikes omavalitsuses justkui nagu on mingisugused võimukandjad, siis tegelikult see asi ju puhas ei ole. Tulevad näiteks mingid valimisliidud, kes lubavad taevamannad kokku, aga lõpuks selguvad, nad esindavad enda isiklikke ärihuve või siis on seotud jälle selle Reformierakonna ja muu sellise võimuklikiga. Riigi tasandil, kui me räägime, et Riigikogu koormuse vähendamisest, siis Riigikogu on juba praegu selline, ajusurnud moodustis, sellepärast, et nad ei esinda ju rahva huve, vaid esindavad seda, et saaks globalistidele meelepärase tulla. Ja siin pole üldse tähtis, et kas meie elu täna dikteerib riik või kohalik omavalitsus. Globaalselt vaadatuna kõik käsud ja korraldused tulevad meile ju Riigikogu väliselt ülevalt. NATO käsib, NATO saatakse kokku, kaitseministrid saavad Ameerikas kokku, välisministrid saavad kokku, kõik otsustavad kuidagi midagi. Ja Riigikogu on selline paras jututuba, kus üksteisele öeldakse viisakusi läbi lillede, inetusi ja nii edasi. Tähendab, et Riigikogu tõesti ei ole täna enam isegi kummitempel ja minu meelest see on täiesti mõttetu kooslus. Täna riiki peaks juhtima või ütleme linna peaks juhtima volikogu kohalikku omavalitsust ja riiki peaks juhtima Riigikogu ja riik. Aga minu arust, mis on kõige raskem asi täna sisse toodud, on see, et Riigikogu liige on ka volikogu liige. Ja sellega tekib see, et see Tallinna võim on nii tugev, Tallinnast tuleb või riigi võim on nii tugev, et kohalik omavalitsus praktiliselt enam midagi ei saa otsustada. KOV-is peaks olema rohkem kohalikke võime. Ja kui Eestis muudetakse valimine nimeliseks, siis on tõesti võimalik inimest tagasi kutsuda. Tähendab, et tema oma valijad, kui rõhuv enamus nendest valijatest ütleb, et me kutsume su tagasi, siis ongi niimoodi. Kui meil on üks põhiseadus, mulle nii meeldib see mõtteviis, et kui meil on üks põhiseadus, kuidas neid erakondasid saab nii palju olla, et see ei ole lihtsalt loogiline. Näe, meil on uued külalised, nii et mina ütlen seda, et ärge ajaga ainult poliitikast kaamerat ees, vaid tooge endale koju ka seda ja andke minna, et ma tõin vana maestro kohale, kes kui ma tal rääkida ei lase, sest kui ta rääkima hakkab, siis te olete tund aega kohe jälle eetris. Tervituseks on ikka ees õigus. Halleluuja! Meil on Eestile plaan B.